Minu nimi on Krista Habakukk ja mina olen siin kui Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige ja minuga koos on siin ka Kertu, kes ehk siin lehvitab. Ja Kertu on siis Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonist ja meie siis täna koos oleme selle webinari ettevalmistajad ja ka läbiviijad. Mina siis püüan juhtida meie jutuajamisi ja et pidada kinni siis sellest kokkulepitud webinari kellaajast, mis me oleme plaaninud, et me oleme siin koos teiega kella 3-ni. Ja Kertu siis on see inimene, kes jälgib neid toredaid mõtteid või siis ka küsimusi, mis teie poolt ehk laekuvad siia kirjakasti. Kuid nagu ikka väike ärevus on sees, sest teid on ju väga palju seekord siin. Ja no nii. Ja ma panen teile kohe ette ka meie siis päevakavad, kuidas me täna nagu liigume. Nii, kas see on nähtav teile kõigile? Ei ole ju. Nüüd peaks tulema. Nüüd on nähtav, eks ju. Ja see päevakava või milleks me teid oleme nagu oma webinarile kutsunud või teema, mida me tahame teiega jagada, on siis see, et kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda siis rohkem täiskasvanute õppijateni. Ja nii külaliikumisel kui Andrasel on selleks olnud omad erinevad kogemused ja neid kogemusi me nüüd täna siis selle 2 tunni jooksul teiega jagada soovimegi. Me ei pretendeeri oma webinariga sellele, et on kohe häid lahendusi, mida saab rakendamisele võtta, kuid me omalt poolt püüame anda teile ideid ja võib-olla mõtlemisainest, et kuidas seda oma kohalikus omavalitsus või oma kogukondades või oma asutustes koos luues rakendada ja võib-olla miks mitte ka siis tulevikus veel omavahel neid teemasid edasi arutada. Aga selleks, et meil see tänane päev nagu hästi sujuks, on siis üks väikene selline kodukord ka, et kuna teid on siin peaaegu 100 inimest, et siis, et meil need asjad jooksvalt sujuksid, siis teile nagu informatsiooniks, et meie tänane webinar salvestatakse ja see on siis järelvaadatav nii teile endale kui ka siis nendele inimestele, kes võib-olla täna tulla ei saanud. Ja kõik esitlused ja ka käesolev salvestus siis alates esmaspäevast on siis saadaval 2 koduleheküljel. Üks on siis www.kodukant.ee ja teine siis www.andras.ee. Nii et mõlemaid lehti siis soovitame nagu külastada. Kuna meie teemad on hästi teineteise järjekorras ja me oleme püüdnud korraga palju anda seekord, siis me palume, et osalemise ajal te hoiate oma mikrofonid suletud asendis, et võib-olla vaadake ka praegu järgi, et kuidas teie mikrofonidega on, siis on heli lihtsalt paremini kostev ja võib-olla teie enda sellised taustamürad ei tule siis ka siia nagu sisse. Ja meie webinariga on siis seekord nii, et meil ei ole võimalik väga tekitada sellist ühist ja suurt arutelu, kuid me väga soovime, et kui tekib mõni hea mõte, mis väärib teistega jagamist või oluline märkamine või ka mõni küsimus ettekande osas konkreetse teema kohta, siis palun kirjutage see siis tekstiväljale, mida me siin nimetame ingliskeelseks chatiks. Ma loodan, et te olete seda kasutanud. Seda samast tekstivälja siis jälgibki Kertu ettekannete ajal ja kui meil jääb selline väikene aeg, siis on võimalik sealt välja valida kas mõni mõte või vastus siis, või küsimus, millele siis juba ettekande esitaja saab vastata. Nii et see siis võimalus teile kõigile nagu jääb, et paraku meil ei jää nagu seda võimalust, et teid niimoodi otse eetrisse võtta ja teie küsimustele vastata, et lihtsalt see aeg on selline pingeline siin täna. Aga järgmine kord ehk juba siis teistmoodi. Nii et sellisel viisil me siis täna nagu toimetame ja meil on siin üle 5 toreda ettekande ja esineja, kes kõik soovivad ennast teile nüüd ise tutvustada. Ja esimesena annangi kohe sõna siis Andrase esindajale Kertule, kes räägib teile siis või tutvustab teile seda, et kui õpihimuline siis tänases Eestis ikkagi see täiskasvanud inimene on ja milline on siis üldine seis Eesti täiskasvanu hariduses. Nii et Kertu, sinule siis väli. Tere kõigile!
ja ma kõiki teid kahjuks ei tunne. Ma tean, et väga paljud teist on meiega kokku puutunud juba teadaoleva projekti teile, nii-öelda siis Euroopa Sotsiaalfondi projekti täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames. Ja mõned teist kindlasti on koostööd teinud meiega ka siis Agenda projekti raames. Aga siia slaidile ma olen põgusalt ära toonud selle, et millega meie nii-öelda need projektid tegelevad, et need on elukestva õppe populariseerimine ja ka siis piirkondliku koostöö arendamine keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks siis tasemeõppesse. Ja lisaks projektidele tegeleb Andres ka siis täiskasvanute koolitajate kutsete andmisega ja seda juba aastast 2004. Ja kui nüüd tõepoolest on siin kedagi, kes ei ole meist nii-öelda kuulnud, siis ma nii-öelda olen teinud ka sellise informatiivse slaidi, et mis meie see nii-öelda, kuidas meie siis kogukonnaga ja kohaliku omavalitsusega oleme nagu seotud, et meil on 15 maakonnas ja Tallinnas täiskasvanuhariduse võrgustikud ja me jagame nendele võrgustikele siis ise täiskasvanuhariduse teemalist infot ja nemad jagavad oma võrgustikes siis maakonnas infot edasi ja korraldavad ka siis sellist vahvat õppimise nädalat nagu täiskasvanud õppija nädalat ja ka tunnustussündmust. Ja oleme korraldanud maakondades ka siis selliseid koostööseminare täiskasvanuhariduse osapooltele, et võib-olla nii mõnedki teist on seal ka osalenud ja Agenda projekti raames on siis sellised koostööseminarid, mis on suunatud olnud kohalikule omavalitsusele ja nendest tuleb täna ka üks näide Helerini nii-öelda jutu läbi. Aga liigume siis vaikselt edasi ja selle teema juurde, kui õpihimulised siis need Eesti täiskasvanud inimesed on. Ja rõõm on tõdeda, et aasta-aastalt osalevad Eesti inimesed tegelikult elukestvas õppes rohkem. Et kui nüüd graafikut vaadata, siis aastal 2005 oli see ainult 6%, aga oleme nii-öelda ühiste pingutuste näol, ka riigis on väga palju aja jooksul toimunud ja pakutud on siis erinevaid võimalusi inimestele ja see on muutunud ka prioriteediks riigile ja ka inimesed on ise aru saanud, et eks see õppimine on üks kasulik asi ja tasub enese arengu ja täiendamisega tegeleda. Et oleme jõudnud juba tegelikult päris heale protsendile ehk siis 17,1%, et see nüüd väike langus võrreldes aastaga 2019 ja see on siis tingitud tegelikult sellest viiruse perioodist, mis meil siis hetkel ka praegu mõjutab. Kui me vaatame andmete sisse, et kes on siis need inimesed, kes siis rohkem õpivad, siis rohkem õpivad meil eestlased ja rohkem õpivad naised. Kuigi me andmete sisse vaadates näeme ka, et ka mehed on hakanud järjest enam õppima ja enese täiendamisega siis tegelema. Nooremad inimesed õpivad rohkem kui vanemad inimesed, et kõige vähem osalevad siis elukestvas õppes inimesed, kes on vanuses 55+, 55–64. Et tegelikult juba kukub see näitaja sealt 50 alates hakkab allapoole kukkuma. Ja kui me vaatame, et haridustasemete lõikes, et kes siis osalevad, siis kõige rohkem osalevad ikkagi kõrghariduse ja kutseharidusega inimesed. Et neil, kellel on siis ka keskhariduse baasilt mingisugune erialane haridus. Ja aastate jooksul on rõõm tõdeda, et on tõusnud ka siis madalama haridustasemega inimeste osalus siis elukestvas õppes, et kui alguses meil osales elukestvas õppes üldse 6% ja neid madalama haridustasemega inimesi need nii-öelda graafikul üldse ei jõudnud, siis nüüd me võime öelda, et madala haridustasemega inimestest peaaegu 10% siis osaleb ka elukestvas õppes. Kui me nüüd vaatame andmetesse veel rohkem sisse, ja vaatame, et kui palju on meil kõrgharidusega inimesi, kutseharidusega inimesi ja erialase hariduseta inimesi, siis ja kuhu nii-öelda võiksime ka seada oma nii-öelda siis prioriteedid ja suunad, siis juhin tähelepanu sellele erialase hariduseta inimeste hulgale, et see küll nüüd siin aastate jooksul näete, on natukene vähenenud, aga ta ikkagi on selline ligi 200 000. Et see on see nii-öelda meie kõigi väljakutse, et need on need inimesed, kes siis tegelikult on nii tööturul haavatavamad, kui ka üleüldse neil elus võib-olla on natukene raskem kui nendel inimestel, kellel on siis juba kutseharidus või kõrgharidus omandatud.
Ja kui nüüd vaadata andmeid maakondade lõikes, siis siin te olete ka erinevatest maakondadest osalemas, et siis te saate üles leida nii-öelda ennast, et kuidas teie maakonnal nii-öelda läheb ja vaadata, et kui palju teil on neid erialase hariduseta inimesi, palju teil on kõrgharidusega inimesi ja kas siin annaks midagi maakonna sees koos ette võtta ja teha, et numbrid oleksid teistsugused. Ja kui me vaatame neid erialase hariduseta inimesi, siis seal kogu hulgas Eesti rahva hulgas on neid, kellel on nüüd see ainult põhiharidus, madalharidustase, ehk neil on nagu, ütleme 9 klassi või isegi vähem haridust, siis neid on kokku kuskil 83 000 inimest. Ja kui me nüüd vaatame nende andmete sisse, et kes seal siis on need, kellega on kõige suuremad väljakutsed ja probleemid, siis need on 20–34 aastased. Ja siin on ära toodud siis teile Eesti kaart ja siit saate vaadata neid tumedamad rohelised on siis need maakonnad, kus on siis see arv suurem. Helerohelisemad on need, kus siis see arv on veidikene väiksem. Ja kui me enne rääkisime, et kes siis osalevad õppes rohkem, et naised osalevad rohkem, mehed vähem, siis siin kahjuks ongi nii-öelda tõestuseks ja näha, et mehi on selle põhihariduse või madalama haridustasemega meil natukene ikkagi rohkem. Mõnes kohas lausa kolmandiku võrra, eks ju, rohkem. Mõnes kohas lausa, mõnes maakonnas lausa rohkem kui pool, eks ju, madalama haridustasemega 20–34 aastaseid. Ja kui me nüüd numbritele oleme otsa vaadanud, siis võime öelda, et nende numbritega me oleme siis siin Andrases ja ka kodukandis tegelenud ja need on olnud meie väljakutsed ja need on ka nii-öelda ka tulevikus meie väljakutsed. Et Eesti uue haridusvaldkonna arengukava eesmärgiks on, et Eesti inimestel oleksid siis teadmised, oskused, hoiakud, mis võimaldaksid end teostada nii isiklikus elus, töös, ühiskonnas, et see toetab siis Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Ja kui me vaatame sellele, et täna, kes me siin oleme, et millistes strateegilistes eesmärkides me saaksime kaasa rääkida, siis tooksin välja nii esimese kui kolmanda eesmärgi. Esimene eesmärk on siis, et õpivõimalused oleksid siis valikurohked, kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldaks sujuvat liikumist haridustasemete ja liikide vahel. Ja kolmas on siis, et õpivõimalused vastaksid siis ühiskonna ja tööturu arengu vajadustele. Ja ma olen välja noppinud ka siit sellised väljakutsed nii esimese kui kolmanda strateegilise eesmärgi juures. Et esimese juures tooksin välja need, et kuidas siis suurendada haridussüsteemi osaliste vastutust ja koostööd, kuidas lähtuda õppekava korraldamisele õppijast, toetada erinevaid õppijaid, arvestades nende sugu, erivajadust, kuidas saada õppima need täiskasvanud, kelle osalus elukestvas õppes on praegu väga tagasihoidlik, kuidas arvestada väljaspool kooli omandatud teadmisi, oskusi ja kolmandast eesmärgist, kuidas vähendada erialase hariduseta või aegunud oskustega inimeste osakaalu, kuidas viia täiendus- ja ümberõppe võimalused paremini siis kooskõlla tööturu vajadustega ja kuidas tagada kõigi eagruppide piisav digipädevus. Et need on sellised mõttekohad, mida me saame nendele kaasa võtta ja mõelda, et kas meie nii-öelda siin saame selles osas midagi ära teha, panustada või saame nii-öelda siis koos töös kogukonna ja kohaliku omavalitsusega leida sellistele küsimustele siis lahendusi oma nii-öelda siis maakonnas. Kui nüüd selle statistika osas on soov minna oma maakonnas veel rohkem süvitsi, siis selleks soovitan piiluda ja vaadata sellistele lehtedele nagu haridussilm.ee ja Statistikaameti lehele, sest seal on võimalik siis juba täpsemalt oma maakonna kohta uurida ja vaadata. Ja olen enda ettekande lõppu toonud ka need lingid, kus saate vaadata nii haridusvaldkonna arengukava, ja kus on ka siis infot selle kohta, et kui näiteks teil tekkis mõni vahva tore mõte, kuidas koostöös pakkuda siis nii-öelda väljakutsetele lahendusi, aga teil ei ole ressursse, siis soovitan vaadata struktuurifondide perioodi nii-öelda uuele lehele, et sealt saate mõtteid, et
mida siis võiksite pakkuda ja kuidas ja millise ministeeriumi näiteks kaudu. Ja ära toodud on ka siis need lingid, mis ma just enne siin ütlesin, siis selle Haridussilma ja siis Statistikaameti osas. Ja kui meil on nüüd aega kiireteks küsimusteks, siis ma olen valmis, lõpetan share'imise, siis ma näen teid paremini. Ja ajalises mõttes, Krista, meil vist on nii, et meil on väike aeg küsimuseks, kui on. Kui on üks küsimus, siis ühele küsimusele saab nagu vastata jõuab. Kiire vastus Riinale on see, et esitlused lähevad ka ülesse. Jah, et kes nüüd hiljem tulid, et siis tõesti, et kõik on alates esmaspäevast kõik esitlused kättesaadavad. Meil vist küsimust ei ole siin otseselt, aga on küll üks nagu kommentaar siin, et tõepoolest, et ka Kertu jutust, et mehed on natukene haavatavam sihtrühm ka meie jaoks, eks ju, sest et eks need õpikogemused ole sellised, mis seda elu nagu loonud on. Kuid mulle tundub, et küsimust ei ole, et aitäh siis Kertu sulle, et kui päeva jooksul siin tekib või 2 tunni jooksul, siis olge head, pange kirja. Aga ma võib-olla väike tagasipeegeldus sellest, et mis ongi selline tänase päeva ja selle webinari nagu sisu ongi niisuguseid häid näiteid nagu tuua, et kuidas on siis täna kogukonnad ja omavalitsused ja ka siis omavalitsusest olevad allasutused võib-olla juba tegelenud sellega, et seda omavahelist vastutust ja koostööd jagada ja leida siis võimalusi ühest küljest nende inimeste õppima toomise juurde, kes on madalama haridustasemega, kuid teine ja väga suur osakaal on, kus on külaliikumine ka väga panustatud, on just see, et tuua see õppimine nagu kättesaadavamaks ja lähemale siis sellele õppijale, et need on nagu 2 päris suurt väljakutset. Ja nüüd mul ongi siit hea sõna edasi anda Helerinile, kes siis tutvustab seda, et kuidas siis omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimist saab nagu toetada ja Helerin on siis kasvulavaga tegelenud ja ka neid praktikaid ja kogemusi jaganud. Nii et Helerin, nüüd on sinu kord. Ja aitäh, tere kõigile ka minu poolt, nagu Krista sissejuhatus ütles, minu nimi on Helerin ja täna esindan siin siis Kasvulava, koolitusettevõtet Kasvulava ja aitäh Kristale ja Kertule, kodukandile Andresele kutsumast. Ja võtangi Kertu sõnasabast sealt kinni, kus ta mainis siis agenda projekti ja kohalikele omavalitsustele suunatud seminare, et neid on toimunud siis tegelikult juba üsna mitu aastat ja kuna sel aastal siis Andres koostöös Kasvulavaga seda teeb, et siis olen mina ka siin, et anda pisikest sellist ülevaadet, miks ja mille üle me seal arutame ja tuua lõpus siis ka mõned sellised nopped osalejate mõtetest. Nii, ja siis sissejuhatuseks, et need seminarid siis toimuvad perioodil veebruar-mai sellel aastal, siis on nad 2-päevased ja olude sunnil ikka veebipõhised ja kokku on neid planeeritud siis 5. 3 on juba toimunud ja 2 on veel jäänud maikuus. 97 inimest on osalenud juba ja sihtrühmaks siis kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistid, nõunikud. Ja suur eesmärk on ikka elukestva õppe mõtteviisi kujundamine ja juurutamine, aga jah, nende 2 päeva jooksul siis võtame rohkem luubi alla ka sellised ühiskondlikud trendid ja meil on ka täiesti selline praktiline töötuba, kus võtame appi ka statistilised andmed, et paremini siis mõista ja mõtestada täiskasvanud õppijatega seotud õpivajadusi ja arutame siis osalejatega ka selle üle, et millised võimalused ja ressursid on tegelikult juba täna olemas, et kohalik omavalitsus saaks olla partner oma täiskasvanud õppijatele, sest et need täiskasvanud õppijad on kõikides omavalitsustes nii ehk naa olemas. Ja ka agenda seminari me tegelikult siis tõstatame 2 sellist hüpoteetilist küsimust. Üks on siis, et miks täiskasvanu eas õppimine on oluline ja kus see täiskasvanu haridus, kus see täiskasvanute õppimine siis ikkagi aset leiab. Ja ma usun, et see vastus, miks õppimine on oluline, on peidus meis kõigis ja õppimine ei ole ju tegelikult kunagi asi iseeneses. Me peame vaatama seda keskkonda meie ümber, nii et väga sellises laias tähenduses võib mõelda, et õppimine on kohanemine keskkonnaga ja ma usun, et keegi vastu ei vaidle, et ega elu meile muud valikut ei jäta. Me õpime selleks, et kohaneda, sest et me tahame, et meil isiklikult läheks hästi, et meil kui näiteks lapsevanemana läheks hästi, töötajana, aga ka aktiivse kodanikuna, külavanemana näiteks või vabatahtlikuna, aga et meil läheks ka kogukondadena hästi. Nii et küla
kodanikena kui ka võib-olla korteriühistu liikmetena ja ma usun, et mida rohkem me tahame, et meie kogukondadel läheks hästi, seda õnnelikumad ja rahulolevamad on ka meie inimesed Eestis. Nii, aga kus siis ikkagi see täiskasvanuharidus aset leiab, et Eestis haridusest rääkides me üpris kiiresti kipume rääkima kohe koolidest, et kui me räägime kõrgharidusest, me räägime rakenduslikust kõrgkoolist, ülikoolidest, kui me räägime kutseharidusest, siis kutsekoolidest ja üldhariduse puhul siis gümnaasiumitest, põhikoolidest ja tõsi, täiskasvanud õpivad kõigis neis koolides ja õpivad üha rohkem, et tegelikult kui me vaatame sellist formaalõppe osa elukestvast õppest, siis üha rohkem on see täiskasvanud õppijate nägu, et te näete siin, et kõrgkoolis juba siis kõikidest õppijatest juba 30% on nii-öelda täiskasvanud õppijad ja kutsekoolis siis juba 40%. Aga kus siis ikkagi see täiskasvanu haridus siis ikkagi toimub? Kus on siis see täiskasvanu hariduse kool? Ja naljaga pooleks võib öelda, et täiskasvanu haridusel ei ole kooli, tal on kaar, meil on kõigil oma elukaar ja me õpime hällist hauani ja see ongi tegelikult ju elukestva õppe peamine mõte. Aga kui nüüd edasi mõelda, siis tegelikult suurem osa sellest kaarest me viibime seal siis just täiskasvanu eas ja nagu Kertu ka tegelikult juba mainis, et me oleme üpris usinad õppijad, et ma tõin siia mõned arvud veel juurde, et päris palju siis me õpime ka mitteformaalselt ehk siis kõiksugused koolitused, seminarid, mis siis ei ole formaalõpposa, aga üldjuhul on rohkem eesmärgistatud, struktureeritud ja võivad ka lõppeda näiteks tunnistuse või tõendi saamisega. Ja aastal siis 2019 näiteks korraldati ligi 85 000 kursust ja üle 400 000 täiskasvanud õppija seal ka osales. Aga see ei ole veel kõik, et me väga palju õpime tegelikult ju ka üksteiselt ja koos ehk et siis ka informaalne õppimine oma kogemusest, et kõik see tegelikult, mida me siis teeme oma kogukondades, et igaüks teist on siin täna tõenäoliselt seotud ühe või teise kogukonnaga ja tegelikult olete te seotud ka nende õppimisvõimaluste loomistega või siis vähemalt õppimist toetavate tegevuste loomisega, et kõik see, mis me näiteks teeme ka kas külaseltsides või läbi erinevate projektide, et on need mõned töötoad, kogemuste jagamised, õppereiside korraldamine, näiteks ka Väärikate ülikool, külaülikool, aga kõik see, mis puudutab sellist ettevõtlikuks kodanikuks olemist või ka ettevõtlusega tegelemist, et siin hulgas tegelikult ka mittetulundusühenduste juhtimine või näiteks kogukonnateenuste pakkumine. Nii et kokkuvõtvalt meil on ühelt poolt need võimalused, Eesti rahvas on hariduse usku ja me õpime täna rohkem kui kunagi varem. Ja meil on ka palju erinevaid õppimisvõimalusi, kui me alati seda võib-olla ei märka või ei oska seda kohe mõelda nii, et see on ka õppimine. Ja meil on täna ka palju rohkem ressurssi, kuid meile jäävad ka need väljakutsed, mida Kertu juba mainis, eks ju, et õpivad rohkem eestlased, õpivad rohkem naised ja noored inimesed ja need, kes juba on harjunud õppima ja et meil on ka palju neid, kelle haridustee on kas katkenud või siis on jäänud väga lühikeseks see teekond. Aga mina usun, et kohalike omavalitsuste ja kogukondade käes on tegelikult need võtmed, kuidas kombineerida neid võimalusi ja väljakutseid nii, et lisaks siis sellele, et me oleme haridususku rahvas, me saame öelda, et me oleme ka elukestva õppeusku rahvas. Ja oma agenda seminaril me jõuame ka küsimuseni sellest, et mis see elukestev õpe siis on ta romantiline unistus, tegelikkus või paratamatus. Ja ma arvan, et ta on praegusel hetkel kõike, et faktid ja meie kogemus näitab, et ta on tegelikkus, et eestlased õpivad palju, me saame selle üle olla uhked ja meil on palju õppimisvõimalusi, aga ta on ka paratamatus, et seesama, et me peame õppima selleks, et neid ümbritseva keskkonnaga kohaneda ja meil on ka palju inimesi, kelle nagu just mainitud, kelle haridust ei ole olnud võib-olla väga pikk ja kelle selline kehv õpikogemus või koolide katkemine ei anna ka sellist head võimalust, võib-olla kohe õppimisvõimalust tagasi tuua. Ja ilmselt siis alati jääb elukestev õppe ikka romantiliseks unistuseks, sest kes siis ikka vastu vaidleb, et õppimine ei oleks oluline, kuid kas me ikka alati ka nii süsteemselt ja eesmärgistatud selle läheneme, et see on nüüd küsimus tänasesse päeva seminari. Aga kui mõelda, et millele siis tähelepanu võiks pöörata, et seda süsteemsust luua, et siis ikka dokumentidele, näiteks kohaliku omavalitsuse arengudokumentidele ja muidugi dokument ise ei tee midagi,
inimesed selle taga teevad, aga ma usun, et mida rohkem me kokku tuleme, koostöiselt sellele teemale mõtleme, seda edukamad me oleme. Ja ma olen toonud siia mõned nopped, et võtke seda sellise suure üldistusfiltriga, see on minu ja minu kolleegi Mai sellised tähelepanekud siis sellest, kui me oleme erinevaid kohalike omavalitsuste arengudokumente vaadanud, aga see ei ole uuring ja see ei tähenda, et me oleks kõiki vaadanud. Aga mida me oleme märganud, et ei olnud ju väga pikka aega tagasi, ei olnud see veel väga kaua aega tagasi, kui tegelikult oli väga raske leida sõnu elukestev õpe või täiskasvanuharidus nendest dokumentidest, aga nüüd on rõõm tõdeda, et mainitud juba on, aga vahel on kurb, et sellega ka teema piirdub. Kuid siis jälle on rõõmustamiseks ka põhjust, et on mainitud ja suisa leiab ka tegevuskavadest ka, et see on suurepärane. Juhtub ka nii, et oleme leidnud selliseid dokumente, kus elukestev õpe on justkui midagi muud kui haridus. Et siin ilmselt ka vajab see natuke võib-olla rohkem süvenemist, aga siin võib-olla see nipp, et ikkagi proovida kogu aeg mõelda inimesele tema elukaare peal ja kuidas ta see kulgeb ja milliseid õppimisvõimalusi ta tegelikult sellel siis vajab või tulevikus vajada võiks. Ja siis oleme märganud ka seda, et elukestva õppe esimene osa on just see formaalõppe, see on väga selge ja paljulubav ja nagu me rääkisime ka, on üpris täiskasvanud õppija nägu juba, aga siis teema hakkab sealt ära vajuma, kus me hakkamegi mõtlema selle osa peale, et milliseid õppimisvõimalusi siis ja toetust siis täiskasvanud vajavad. Ja eks ta jääbki väga tihti sellisele elukestev õppe ja täiskasvanuharidust jääb tihti sellisele hallile alale, et justkui keegi teine võiks ja peaks tegema ja tegelikult vist hästi palju tehakse ka. Ja lõppude lõpuks nad on ju täiskasvanud, et küll nad ise vaatavad, mis nad õpivad. Aga ma usun, et te nõustute, et keeruline on vast leida arengukavasid, mille visioon ei sisaldaks sõnu nagu uuenduslik, arukas, nutikas, tark, õnnelik, ettevõtlik. Ja meie selline võib-olla kolmas hüpoteetiline küsimus on siis, et on see ilma elukestvat õpet soodustamata üldse võimalik. Aga kokkuvõtteks veel siia, et iga õpitud aasta, see tähendab paremaid oskusi, paremat majanduslikku toimetulekut, paremat tervist ja suuremat usaldust inimeste vahel ühiskonnas laiemalt ja ma usun, et sellega kõik kohalikud omavalitsused ja kogukonnad nõustuvad, et seda me tegelikult soovime. Ja siia lõpetuseks veel lubasin tuua ka natuke noppeid, et me kindlasti teeme ka agenda arendusseminaridest põhjalikuma kokkuvõtte ja saame teile ka jagada ja praegu me oleme veel siis nii-öelda poole peal, aga mõned mõtted, et mis siis osalejatega arutluses on välja tulnud, et info jagamine, et tundub selline, et väga, mitte väga keeruline tegevus, aga ikkagi me igal seminaril avastame selle, et tundub, et ei jõua see info ikkagi alati õigete sihtrühmadeni ja arvestades selle võib-olla info kirjususes, kus me oleme, siis ei olegi nii tähtis võib-olla ainult see jagamine, vaid tõesti ka kontrollimine, et ta jõudis õigesse kohta. Ja siis kindlasti volikogu liikmete tähelepanu äratamine selle teema osas, aga mitte ainult ka vallavalitsuse töötajate teadlikkuse suurendamine ja meeskonna loomine kohaliku omavalitsuse tasandil, et sellest on olnud palju juttu, et võib-olla mitte minna ka seda teed, et üks inimene tegeleb täiskasvanuharidusega, vaid vastupidi, et tegelikult kui me räägime just elukestvast õppest ja sellest suur osa on täiskasvanuharidusel, et siis me usume, et haridusspetsialisti, sotsiaaltööspetsialisti, kultuurivaldkonna spetsialisti koostöö oleks siin ehk kõige mõjusam lahendus. Ja ka siis võrgustik loomine kohaliku omavalitsuse tasandil ja strateegilisest planeerimisest meil oli ka juttu, et siis siin mõtleme just neid arengudokumente, et nendest siis teema läbi mõtestada, aga ka toetusmeetmed, et tegelikult ju kohalikud omavalitsused juba väga palju toetavadki näiteks oma kogukondi, kuid jah, kas me alati oleme seal läbi mõelnud, et tegelikult ilmselt enamik nendest projektidest, mida toetatakse, need sisaldavad ühel või teisel viisil õppimistegevusi, aga et miks siis mitte seda ka tähtsustada ja öeldagi tulevikus, et nad lausa peavadki seda sisaldama. Ja siis kindlasti koostöö suurendamine erinevate partnerorganisatsioonidega, et siin juhul eriline rõhk veel tööandjatele, et ka nemad siis seda elukestva õppe mõtteviisi kujundaksid ja võib-olla siin korraks oli see jutt ka sellest või chatis jooksis läbi, eks ju, et see väljakutse sellest, et kuidas mehed õppima saada, et siin viimasel seminaril tuli see ideega, et võiksime mõelda siis rohkem koostööle Kaitseliiduga. Ja siis veel üldiselt, et rohkem tähelepanu siis järgmistele sihtrühmadele, et just madala haridustasemega väikelaste vanematele,
töövõtjatele, noortele täiskasvanutele ja siis just ka erivajadustega täiskasvanutele. Nii et need olid praegu sellised põgusad nupped, aga nagu öeldud, me kindlasti jagame neid tulemusi ka veel ja olen ise ka põnevusel, et mis siin 2 järgmise seminari jooksul toimuma hakkab, et nüüd peagi lähme ka sinna Põhja-Eestisse. Nii et seal on võib-olla natuke olukord ka teistsugune. Nii, aga mina omalt poolt tänan, võib-olla natukene kiirustasin, sest ajaga on meil tõesti siin minuti pealt, aga ma näen, et praegu tegelikult isegi natuke aega on, nii et võib-olla võib ka mõne küsimuse. Krista, sina otsusta. Ja, et just nii, et väikene aeg on, eks ju, ja see tagasipeegeldus ka minu poolt korraks üks aitäh, Helerin, sulle selle nagu esile toomise eest, et see õppimine on nagu toimub sellisel elukaarel, eks ju, mida me võib-olla nii palju ise pole nagu tähtsustanud või kuidagi nagu üles nagu öelnud, et selline hea mõiste, eks ju, ja just ka see asi, et tõepoolest, et kogukonnad ka maapiirkondades või on nad linnakogukonnad, et oma sellist arengulist tegevust ju planeerivad ja omavahelisi kokkuleppeid teevad. Kuid tõesti, ma olen ka ise nagu mõelnud selle peale, et me kuidagi kogukondades räägime, et me teeme nagu tegevusi ja sündmusi ja arendustegevusi, kuid me ei nimeta seda õppimist, et kuidagi ei oska ka ise seda seost tuua, et see tegelikult ongi üks ühine õppimine, et luua oma kogukonnas parimaid väärtusi ja toimetada. Nii et, aga kui nüüd on kellelgi tõesti üks küsimus näiteks, siis võib täiesti vabalt praegu käega märku anda, et ikkagi me teame, et te olete seal täitsa olemas, et siin on küll 4 lehekülge meil, et ma ei tea, kuidas ma seda märguannet nägema peaks, aga võib-olla siis keegi, kes lihtsalt ütleb kõva häälega, et mina tahan küsida. Võtab oma mikrofoni maha ja öelda. No nii. Tundub, et praegu ei ole. Ja, aga ma vaatan siin chatiga üle, et kui siin on võib-olla mõni küsimus, siis on põrgastada. Ja. Aga aitäh teile. Chatis oli küll see temaatika natukene, siin on edasiarendust tulnud selle meeste ja poiste teemal, eks ju, et tõepoolest, et üks väide on see, et millegi pärast meie noormehed kuskil põhikooli eas hakkavad nagu koolidest välja kukkuma. Mis selle tegelik põhjus on, tõenäoliselt meie seda täna analüüsida ei saa, aga kindlasti lugege ka siin seda chati kõrval, et siin on mitmeid arutelusid juba, et mis võib olla põhjustaja nendel teemadel. Ja ka see kodukaitse ja naiskodukaitse ja Kaitseliidu temaatika, et võib-olla teie hulgas on ka mõningaid näiteid, kus juba näiteks raamatukogud ongi seda salaadi koostööd teinud, et meil on siin päris hulga raamatukogu inimesi, et siis võib siia ka kirja panna või näiteks oma viite, et võt meil on sellised tegevused, mis toetavad seda tänast nagu teemat. Aga ma lähen siis edasi nüüd ja ma väga nagu olen oodanud seda järgmist ettekannet ja üheks põhjuseks on see, et kuna ma ise elan ka Viljandi vallas ja olen Viljandimaal, ja meie vallas on just äsja ette võetud siis valla arengukava muutmise protsess ja tegelikult järgmisel nädalal on ka just meie kogukonnad arutelule kutsutud, siis on mul hea meel, et Urmo Reitav on siin meiega liitunud ja teemaks siis see, et kuidas siis üks vald, nagu Viljandi vald tegelikult saab käsitleda siis täiskasvanu haridust ja mis need väljakutsed siis veel omavalitsusel on selleks. Eriti on see hea nagu peale Helerini sellist ülevaadet ja varianti, kus tihti olen ka ise seda kogenud, et täiskasvanud haridus ei ole nagu hariduse tervikosa, vaid täiskasvanud haridus on kuidagi sujuvalt liikunud sellise kultuuri ja vaba ja sporditegevuse osaks, aga need ongi need tuleviku väljakutsed. Nii et Urmo, lava on nüüd sinu ja sinu aeg. Nii et... Aitäh lava eest ja aja eest. Püüan kasutada võimalikult tõhusalt ja otstarbekalt seda. Tere minu poolt ka. Eriti peale Helerini on hea rääkida, siin tulid mitmed teemad ja juba meessoo esindajana on eriti hea seda teemat hakata lahkama ja KOV tasandil seda enam. Aga toimetan mina Viljandi vallavalitsuses ja minu mõtisklus haridusspetsialistina on ka pigem just sellele, et kuidas edasi liikuda, sest kohati mulle tundub, et see täiskasvanu haridus või elukestev õpe on nagu lumeinimene. Sellest nagu kõik räägivad, kõik teavad, aga aeg-ajalt tundub, et keegi võib-olla, et paljud pole sellega kokku puutunud ja pole seda reaalselt kohanud. Et ma jagan oma mõtteid, kuidas meie Viljandi vallas täna ja homme ja ülehomme tegelikult näeme selle teemaga edasi tegelemiseks võimalusi ja põhimõtteliselt keskendun võib-olla 3 sellise olulisele väljakutsele.
võib-olla taustaks nõndaviisi, et meil on omavalitsusi küll Eestis vähemaks jäänud, aga me üsnaski oleme üksteisest erinevad ja meie eripära kindlasti Viljandi vallas on see, et me oleme rõngas vald ümber maakonna tõmbekeskuse Viljandi linna. Me oleme üsna suure hajaasustusega, pea 14 000 elanikuga omavalitsus, üle 120 küla, et need pisikesi kogukonnakesi meie omavalitsus on päris palju. Ja mis see täiskasvanu haridus siis on, et räägime taaskord korra, tulen tagasi selle sama elukestva õppe mõisteni, mida äsja lõppenud strateegias on kenasti sõnastatud, aga võib-olla mõned märksõnad siin veel, et lisaks tõepoolest me räägime eelkõige nii-öelda igapäevaelus haridusest, haridusvaldkonnast, kuid seesama strateegia avab seda ikkagi oluliselt laiemalt, et õppida saab ka oma töökohas, nii nagu sa ka enne just ütlesid, et ka vabaajategevustes, noorsootöös, huvihariduses, aga kindlasti ka sellises kodanikuühiskonna valdkonnas ja laiemalt kogukonna tasandil. Ja nüüd täna, kui me oleme siin juba kuid, vaatad üle aasta olnud nii-öelda kontaktselt eemal üksteisest, siis ka virtuaalruumis on ju väga palju võimalusi enese täiendamiseks ja õppimiseks. Ehk selles mõttes see annab väga hea sisendi ka omavalitsusele, et kus see õppimine siis toimub ja mida me sellena silmas peame, kas tõesti ainult formaalõpet, eelkõige siis alus- ja üldharidus, kui räägime kohalikust omavalitsust, võib-olla veidi ka kutseharidust ja sellega see tihtipeale piirdubki. Ja nii nagu ka Helerin eelnevalt ka viitas ja on ka uurinud erinevat omavalitsuste arengukava, siis meil on ka au olla see omavalitsus, kellel lausa 2 arengukava. Ja kui sa avada, siis kõige esimese sellise olulise prioriteedi või strateegilise suunana, vähemalt meie omavalitsuse arengukavas on inimkapitali arendamine. Jällegi ilus sõna, lahti seletatud, aga suuresti see sellega piirdubki. Ehk väga deklaratiivne. Mulle meeldib seda veel tõlgendada kui sellise inimvara väärindamiseks, et kuidas me tegelikult siis valla elanikke toetame sellest või kuidas me päriselt ka siis arendame. Siis tegevuskava avades ma leidsin siiski ainult ühe väikse tegevuse, ega mitte väikse, vaid nii üldise, mille alla on võimalik sisuliselt kõike panna ja mida praktiliselt ei ole võimalik hinnata. Miks me võib-olla nagu eriline oleme, et me oleme koostanud ka eraldi hariduse arengukava või õigemini siis hariduse strateegilised eesmärgid kokku leppinud ja selle keskmes visioonina on sõnastatud, et see tulemus on õnnelik, ennastjuhtiv, elukestev õppija, kes leiab võimalusi eneseteostuseks ja tunneb sidet piirkonnaga. Et mõlemad arengukavad on siis meil juba töös olnud üle 3 aasta, 3. aasta on käimas. Ja taaskord, see on hästi ilus ja ma ise usun sellesse samamoodi ametnikuna, et see on siht, kuhu me jõuda tahame, mille nimel me pingutame. Ja nüüd me vaatame arengukava, minu jaoks on arengukava kui üks väga praktiline töövahend, kui üks tööplaan lausa, mida igapäevaselt kasutada, kui siis tõesti see avada, siis taaskord leiab siit paar sellist ka üldist, väga üldise sõnastusega prioriteete või valdkonda, et näiteks teile siit välja tuues, et võimalused täiskasvanute eneseteostuseks ja enesearenguks või et on loodud erinevad koostöökeskused. Ja võtame siis meie tegevuskava lahti, kus on veidi üle 150 tegevuse, kõik on siis tõesti suunatud selle sama visiooni nimel tegutsemiseks ja nüüd ootab meid veel põnevam üllatus. Ainult üks tegevus sellest 150 tegevusest on otseselt suunatud siis täiskasvanute haridusele. Ja kui te seda ka vaatate, siis ka näete, et ka see on üldine. Ja kohati mulle tundub, et on väga keeruline mõõta, kui siis ainult nende samade üleriigiliste mõõdikutega, kui palju on osaletud täiskasvanu koolitustes erinevates valdkondades, palju on ise siis koolitusi korraldatud või mis iganes õpiüritusi, et see jääb taaskord väga-väga deklaratiivseks ja tõsi on tõepoolest,
et me eelkõige omavalitsuses oleme täna keskendunud alushariduse korraldusele ja üldhariduse korraldusele. Ehk siis kuidagiviisi see elukaar või siis see õppimise elukaar kipub katkema vähemalt meie näitel kuskil seal 19. eluaastal ja rohkem nagu tegevusi ei ole, et siis ongi kõik see, mis me ümber toimub. Ja siit ka siis väljakutsed. Ja võib-olla esimene selline oluline väljakutse meie jaoks, millega me püüame täna tegeleda, on seesama teadlikkus ja teadvustamine. 2 erinevat mõistet meie jaoks. Et me võime ju teada, aga kas me nagu mõistame seda asja? Et me teame küll, et on olemas elukestev õpe, täiskasvanuharidus, et elanikud, kes meie omavalitsuses elavad, meie territooriumil, et luua neile võimalikult mõnus, hea, toetav selline elukeskkond, ühtlasi ka selline arengukeskkond. Aga mulle tundub, et sellest mõistmisest või sellest teadmisest ei piisa selleks, et jõuda mingisuguste tulemusteni. Et me ikkagi kipume olema selle mõiste tasandil, aga me ei liigu edasi. Ehk siis, mis me tegelikult omavalitsusel oleme teinud selleks, et ma ei tea, meie elanikel 21. oskused näiteks kujuneksid või kuidas me toetame tegelikult nende oskuste kujunemisel neil või millised võimalused me loome selleks. Ja teisalt, kes siis on need inimesed, kellele me seda tööd teeme, kas tõesti kuni 18-aastased või ka vanemad. Kolmas või teine selline väljakutse meie jaoks on, et kes siis võtab vastutuse selle valdkonna eest ja kes tegutseb ja kuidas me üldse tegutseme ja kas me üldse tegutseme või lihtsalt jääme jätkuvalt deklaratiivseks. Oma meeskonnas haridus- ja kultuurivaldkonnas oleme me nüüd täna otsustanud, et me võtame vastutuse, me hakkame sellega tegelema ja avame ka uuesti või taasavame arengukava ja püüame ümber mõtestada ja ka tegevustega piiritleda selle valdkonna. Ja nüüd on seesama küsimus, et aga siis kelle teema see vastutusvaldkond on täiskasvanuhariduse ja elukestev õpe. Kas hariduse, hoopis äkki arenduse, võib-olla hoopis avalike suhete, et kelle oma see on. Et me omavalitsuse enda meeskonnas püüame seda teemat selles mõttes arutada ja leida ka lahendusi, et kuidas me koos tegutseme. Nüüd teine koht on kindlasti see kogukond meie ümber. Et kellega koos me seda teha saame, olgu need MTÜ-d, olgu need külakogukonnad, erinevad huvigrupid, ettevõtlusvaldkond, rahvatervis, kultuur ja nii edasi. Et meie soov on tõepoolest erinevat osapooli kaasates jõuda selle tegutsemise tasandini, jõuda tegelike tulemusteni, et me lihtsalt ei jääks sellise deklaratiivsele tasandile ja võtta ise vastutuse, see eestvedamise roll ja koordineerida seda tegevust omavalitsuses. Et küsimusi on täna meil rohkem tõepoolest kui vastuseid. Ja kolmas väljakutse, et kuidas me omavalitsusena ise saame eeskujuks olla selles valdkonnas. Ka omavalitsus kui õppiv organisatsioon näiteks. Et kuidas me ise ametnikena õpime, kuidas me jagame seda õpikogemust, kuidas me ise hindame tegelikult omavalitsuses, avalikus teenistuses tegelikult informaalset õppimist ja mitteformaalset. Ja millise õpihoiaku me ise loome omavalitsuses. Ja kuidas me seda väljapoole näitame ja kommunikeerime ehk loome seda, mis meile oluline on avalikkusele. Ehk tõepoolest, et kuidas me ise saame eeskujuks olla omavalitsuses organisatsiooni näol, inimestena, ekspertidena. Need on nagu 3 sellist meie jaoks täna olulist valdkonda, et tõsta esmalt iseenda teadlikkust ja teadvustada ja mitte ainult jääda selleni, vaid võtta vastutus ja hakata tegutsema ning olla selles valdkonnas ise üks eestvedaja ja eeskuju. Nii, need selliselt üliheli kiirusel sellised mõtted, mis meil Viljandi vallas täna on ja mille nimel me tegutseme. Mul on hea meel öelda, et me homme oma väikse meeskonnaga homme hommikul just hakkame nende samade küsimustega tegelema, et see jääks kuskile kaugustesse, vaid päriselt ka rakenduks reaalselt ellu.
No nii, aitäh Urmo sulle, et Helerin siin juba kõigiga teistele, eks ju, et on see plaksutamise koht ka, eks ju, me saame harjutada ka sellist ühist plaksutamist eelnevatele ettekandjatele kui nüüd Urmo ka sulle. Et olles ise nüüd siin Viljandi valla elanik, et ausalt öeldes väga inspireeriv oli praegu, et tahaks kohe nagu isegi anda käed külge oma teadmiste ja oskustega, et see oli nagu väga äge selline. Nüüd ma vaatan, et siin meile vist praegusel hetkel ei ole tulnud ühtegi küsimust, eks ju, et vist on ikkagi teema veel see endine, selle omaette teema käib siin chatis, eks ju, mis on ka tegelikult ju hästi tore. Ja aga võib-olla selline üks tore või mitte tore või minu jaoks avastus on tõepoolest see, et kui seda arengukavas või valdade poole pealt ongi see täiskasvanute õppimine läbi siis partnerite, on nad arenduskeskused või täiskasvanute gümnaasiumid või siis kutsehariduskeskused, et siis tõepoolest, et see, mida nagu Kertu esimeses ettekandes tuli, et sellest õpiväljast jäävad välja pigem need 20 ja 34 aastased, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see, mida Urmo sina tõid, ongi see, et see kuskil see lõppemise või katkemise koht on kuskil 19-aastaste puhul. Nii et see on nagu päris huvitav selline väljatulemise variant ja väljakutse omavalitsustele, et see katkemise koht ei oleks selles faasis, kus tegelikkuses see noor inimene võib ju ka teha otsuse, kas ma nii-öelda oma elu seon selle omavalitsusega, kas mul on seal jätkuvalt arenguvõimalused, eks ju, või ma pean minema ja liikuma mujale, sest siin omavalitsuses see minu nii-öelda arengutee mitte ainult formaalses õppes, vaid ka see mitteformaalses ja informaalses õppes lihtsalt lõpeb, sest ma ei näe sealt, eks ju, arengukavaliselt nagu tegevusi edasi. Et Urmo, korra veel kõrvale, et me mõtleme nagu õppimist ja seda haridust siiski ikkagi laiemalt, et see on ikkagi osa meie eksisteerimisest ja elust ja ka omavalitsuse puhul samamoodi, et me ei lõpeta ära sõnaga kool, eks ju, selle valdkonnaga tegelemisel ja me ei suuna ressursse ainult kooli või nii-öelda ütleme formaalharidusse, et me vaatame siiski laiemalt seda. Ja aitäh Urmo sulle selle eest ja nüüd me läheme edasi väga praktiliste näidete juurde, et kui esimene osa või veel tegelikult ei lähe, aga läheme, sest me toome teemaks sellise sidusmomendi, eks ju, et kui me rääksime omavalitsusest seda dokumendi poole pealt ja statistika poole pealt, siis üks teema, millega me ka külaliikumises oleme kokku puutunud, on see, et aga millist hoiakut meie kogukonnad kannavad seoses ja ka omavalitsused seoses mõistega elukestev õppimine, koos toimetamine, kas see on nagu ka üks selliseid kokkulepisi väärtusmomente või mitte. Nii et väljakutse Iiris Saluri sinule, kes sa oled ühest küljest Kuimetsa külavanem, aga teise külje pealt ikkagi väga hästi kursis sellise elukestva õppe teemadega. Ja meil on nüüd lava anda Iirisele, kes räägib sellest, et kuidas siis kogukondlikult sellist elukestva õppimise hoiakuid on võimalik nagu kujundada, et mis mõtted sellega nagu kaasneda võiksid. Iiris juba raputab vaikselt pead, aga Iiris, lava on sinu. Kust ma võin seda teada, aga ma märkasin enne, et Riinal oli käsi püsti, tahtis vist küsida eelnevalt ettekandjalt äkki midagi. Ja andke vahepeal märku, sest ma tõesti kõiki 4 vist ei pruugi näha. Riina, soovid sa küsida? Kui tohib, siis mul Urmol oli tegelikult. Aga kui sa paneb ajakavale kuidagi pinge peale, siis ei pruugi ka, et kuidas te ise tunnete juhtidele. Kui see on nüüd lühike selline, siis me väikene ajakavaline varu on olemas, et aga kui on hea küsimus, siis ei tohiks seda head küsimust raisku laskda minna. Hästi, et aitäh, ma lihtsalt tuli selline mõte, et mina olen Võrumaalt ise ja siis meil on siin tulemas lähiajal tegelikult üks selline koostöösündmus siis just täiskasvanute koolitajate ja noorte valdkonna inimestega, sest paraku niimoodi on, eks ju, et just, et noored meil tänapäeva selle kooli pooleli jätavad, aga ühel hetkel need noored on juba tegelikult just nagu sellises noorte sihtrühmas, aga tegelikult on juba täiskasvanud, eks ole.
et kuidas te oma selle koostöö ja need asjade sättimisega selle peale olete mõelnud, et kuidas soodustada seda noorsootöö valdkonna ja siis sedasama nagu täiskasvanuhariduse valdkonna koostööd ka siis nagu valla vaates just. Sest need noored on meil ju aastani 26, eks ole, aga 26-aastane inimene tegelikult on ju täiesti täiskasvanud, ta võib olla juba mitu last selle aja peale, ta ilmselt ei määrata ennast enam kui nagu noor, kui noortekeskuse noor, vaid pigem eelistab sellist täiskasvanute keskkonda. Olete te mõelnud selle peale, kuidas seda üleminekut tekitada? Ja võib-olla taustaks hästi kiiresti ka, et meie see meeskond, me oleme natuke friigid, võib-olla natuke imelikud, et me oleme 4-liikmeline ametnikena, siis, kellel kõigil on ka koolitaja kogemus ja ka tegutseme natuke koolitajatena erinevates valdkondades. Ja me oleme mõelnud, et me tahame nagu seda asja koos vaadata tervikuna, et me ei haki tegelikult neid valdkondasid, vaid me vaatame ikkagi see kui tervena ja no vot just sellel nädalal osaleme teenusdisaini programmis, et meil on huvi tegelikult teha nagu sellele valdkonnale täielik restart. Ehk siis kuidas me vaatame ka noorte valdkonda, et me täna oleme seda liialt, täpselt nii nagu seda haridusvaldkondagi struktuuri või ütleme, et siis karbipõhiselt hinnanud ja planeerinud, et me tahaks kuidagi, öeldakse, et raamidest väljamõtlemist, me tahaks kuidagi karbist väljapoole seda vaadata. Ja selles mõttes koos noortega. Et see noorsootöö on üks osa selle sees, aga me ei unustaks ära tegelikult ka, ütleme, et selle 27 pluss vanuseks, et kui nad selles noore mõistest väljuvad, et see ikkagi tõesti see elukaar oleks meil tervik. Üks lihtsalt väike näide, et me eile noorsootöö spetsialistiga arutasime, et aga mida teha beebiharidusega või pesaharidusega, et sellega üldse meil keegi ei tegele. Et me püüame kõiki neid asju välja tuua ja täna vaadata seda asja süsteemselt ja kompleksselt, et mitte jätta nagu neid kuidagi viisi eraldi seisma ja tiksuma, et teha seda koos ja kõigile tervikut. Aitäh, väga hea. Käsi on langenud nüüd. Kollane käsi, aitäh. Ja nüüd Iiris, sinu kord. Võtta lava üle. Nii. Kuidas kogukondlikult kujundada elukestva õppimise hoiakuid? Minu meelest tõsine väljakutse. Ja ei midagi väga praktilist praegu, vaid ma tõesti hakkasin selle üle mõtlema ja käisin ühe oma kogukonna liikmega meie nii-öelda terviserajal ja küsisin tema käest, et mis sinu jaoks üldse õppimine on? Ja ta ütles, et õppimine, et on koroona ajal pidanud tõesti väga palju õppima ja õppimine on tema jaoks mingi oskuse omandamine selle perfektse sooritamiseni välja. Ja ma ei saanud talle vastu vaielda, sest ka see on õppimine. Millegi omandamine perfektse sooritamiseni välja. Aga kui ma mõtlen, et kuidas nüüd siis seda ta on üks kogukonna liige, on midagi ära õppinud, aga mis on kogukonna osa? Et kuidas kujundada elukestva õppimise hoiakuid kogukonnas? Kui ma sellele mõtlesin, siis ma tunnistasin, ma olen 100% nõus teoreetikutega, kes ütlevad, et õppimine on oma olemuselt sisuliselt sotsiaalne protsess. Me oleme kõik kuulnud inimestest, keda liigitatakse sariõppijateks, kes käivad koolituselt koolitusele. Ja ma olen mõelnud, kas nad käivad seal sellepärast, et omandada uusi teadmisi ja oskusi või ennekõike sellepärast, et tajuda kuuluvust, olla osa näiteks õppijate kogukonnast. Ja ma olen ise arvamusel, et sotsiaalne kuuluvus on see, mida inimesed ka kogukondadelt ootavad. Vajadus kuskile kuuluda on inimesele tegelikult sotsiaalselt loomuomane ja kogu meie identiteedi enesemääratlus, see, kuidas me enda inimesena tajume ja tunneme, see ju kujunebki välja suhete ja suhtlemise kaudu. Me märkame ümbritsevaid inimesi ja suhestume nendega isegi siis, kui otsene suhtlemine puudub. Just külas on see hästi oluline. Või kui sa oled küla kogukonnas,
siis sul on ühised väärtused, ühine arusaam, ühine tunnetus nende inimestega vahel, kes selles samal territooriumil elavad, isegi siis, kui see kokku ei puutu. Aga nüüd, kuidas see mõjutab elukestvat õppimist? Ma olen aru saanud, et ja erinevad uurimused on ka seda kinnitanud ja näitavad, et inimesed teevad meelsamini koostööd siis, kui nad näevad, et teised seda teevad. Inimesel on loomupärane omadus ja vajadus hoida nii-öelda võitjate ehk tugevamate poole. Ma arvan, et te kõik, kui nüüd natukene mõelda, olete kogenud seda, et tahaks kuuluda kuskil või olla osa millestki suuremast. Meie laulupeod ja tantsupeod on üks näide ja täna on ju Jüripäev ja Wittgensteini keskus kutsub süütama lõkkeid täna õhtul ja märkima oma lõkke asukoht. Ja see on ka üks osa vajadusest ja soovist kuuluda. Olla ka see üks lõkkeline ja märkida oma lõkke asukoht ära. Aga selle samase koostöös ja tegevuse kaudu ja inimese loomupärase soovi kaudu olla osa enamusest või kaasas enamusega saame me kogukonnas kujundada hoiakuid ja arvamusi. Seega, kui kogukond võtab omaks hoiaku, mis toetab kogukonna ja selle sees ka tema liikmete arengut, siis on eeldused millekski suuremaks juba loodud. Aga miks või mis asi või kuidas õppimine toimub? Mind huvitas see, kui ma läksin ise järjekordselt kooli õppima, siis ma tahtsin teada, et kuidas täiskasvanu õpib ja ma jõudsin Mesirovi transformatiivse õppimise teooriani. Kui sellesse teooriasse süveneda, siis ma sain aru, et seda saab tegelikult laiendada üksikinimiselt ka kogukondadele. See tähendab seda, et õppimine on iseenesest, transformatiivne õppimine on loomupärane protsess. Isegi siis, kui me kuskil ei õpi, me tegelikult kogu aeg tegeleme õppimise ehk uuega kohanemisega. Et me elame oma tavapärases maailmas, ka see kogukond elab ja tegutseb välja kujunenud hoiakute ja teadmiste baasil või rutiinis ja siis sellest lähtuvalt me kas võtame uut vastu või ei võta uut vastu. See on nii-öelda turvatsoon. Kui hakkab tulema mingit uut informatsiooni, mis ei sobitu meie turvatsooniga, siis me võtame selle esialgu vastu eitusega. Muutustega kohanemine on raske protsess. Et see on see, kui me ei oleks muutustega kohanenud, siis me tassiksime võib-olla küla vahel samamoodi ein oma lehmadele ette. Tänapäeval pole enam lehmigi, sest me oleme paratamatult muutustega kohanenud, aga siis tuleb transformatsioon ja mulle endale meeldis see transformatsiooniprotsessi läbielamine või kirjeldamine selle kaudu, et kuidas me võõra omaks võtame. Et siin on üks meie külapidu ja mäletame, alles hiljuti on olnud ka ühiskonnas suured diskussioonid, et kuidas suhtuda võõrastesse. Võõras omaks võtmine on üks osa transformatiivsest õppimisest või selle protsessi ilmekas näide, et me eitame võõra olemasolu ja hakkame teda tasapisi omaks võtma siis, kui meil tekib isiklik kokkupuude, isiklik suhestumine. Ja kui meil neid kokkupuutepunkte on rohkem, siis saab sellest meie uus reaalsus ja uus tegutsemiskeskkond. Kogu see transformatiivse õppimine on minu jaoks oluline sellepärast, et see näitab, et meil peab olema valmisolek nii kogukonnas või ka individuaalselt üleüldse uue vastuvõtmiseks. Me ei saa hüpata üle loomupärasest. Muidugi võib ühiskonnas või ka individuaalselt tekkida kriise, mis sunnivad kiireks õppimiseks, näiteks praegu koroona aeg ka on terved ühiskonda ja inimesi üksikult sundinud väga kiireks kohanemiseks ja õppimiseks. Aga kui me võtame
kogukonda kui õppimise toetajat, siis kogukonnal on võime ja omandus neid protsesse kiirendada. Meil on, kuna ma juba korra ütlesin, meil on tarvidus enamuse järgi koondada, siis minu see väljakutse, et kuidas kogukondlikult kujundada elukestva õppimise hoiakuid, ongi see, et kui külas on need hoiakud välja kujunenud, siis paratamatult hakkab liituma sinna juurde inimesi, kes hakkavad neid hoiakuid omaks võtma ja tahavad olla sarnased. Oma segase juttu kokkuvõtteks võib-olla see kõik, mis ma tahtsin öelda, et elukestva õppimise hoiakute kujundamine kogukonna kaasabil algab sellest, kui me mõistame esiteks inimese loomuliku kuulumise vajadust, loome kogukonnas ühiste tegevuste kaudu positiivse ja julgustava õhkkonna, aitame teadvustada elukestva õppimise loomulikku protsessi, seesama transformatiivne õppimine, et ükskõik millise muutusega kohanemine, kas või uued tehnikad, kõik see nõuab transformatiivset õppimist ehk kohanemist uuega. Ja lõpuks ei ole ju vähetähtis see, et kogukondlik õppimine toetab ka individuaalse õppimise võimekust, meie kõigi arengut ehk kodanikuühiskonda. Aitäh! Nii, selline mõtisklus Iiriselt siis hoiakute puhul. Mul on sulle endale küsimus, et sellises kogukondlikkus, et siit tulid nagu märksõnad sotsiaalne kuuluvus ja meie tunne ja need variandid, et aga kas eelduseks, et mis see kogukondlik vastutus on või on vajalik ka personaalse eestvedaja eeskuju järele selline hoiakute kujundamisel, et mis see sinu kogemus räägib sellest? Kogukonnas külal. Aga hoiakud ei kujune välja, kui meil ei ole eeskujusid. Ja kogukonna liidrid on need, kes saavad aidata hoiakute kujunemisele. Et see ongi protsess. Sa pead kaasama tuumiku ja kui teil on juba üks tuumik välja kujunenud, kes ühistegevused on need põhiliselt, mille kaudu ju siis see tuumik välja kujuneb ja millega tahetakse liituda. Ja kui nende ühistegevuste sees on õppimist ja arengut toetavad tegevused, siis juba tulevad inimesed kaasa. Ja kui seal hakatakse mõtestama, ja kui ma mõtlen, et kui ma rääkisin sellest, et mul on üks inimene külas, kes võtab õppimust kui mingi oskuse perfektset omandamist. Need samad inimesed, kellel on mingid perfektsed oskused külakogukonnas, nemad on need, kelle ümber hakkavad koonduma teised ja nad saavad ju oma oskusi. Külas tuleks sellised inimesi ära. Sest mis on need barjäärid külas, mis õppimisega kaasnevad, on põhiliselt ligipääsetavus. Kui sa elad sellises nurgataguses kohas, siis väga sageli ei jõua inimene õppimise juurde, kui me räägime õppimisest kuskile tõesti koolitusele minekust, sellepärast, et see jääb talle kaugele. Tal tuleb mitmeid barjääre ületada. Aga seda huvi õppimise vastu saab kogukonnas koos läbi nende hoiakute tekitada. Kui kogukonnas endas on see hoiak ja positiivne suhtumine õppimisse olemas. Aitäh, Iiris. Riinal on siin käsi püsti jälle, et 1 minut on meil aega Iirise käest veel küsida. Jah, kui juttu siin sari õppijate, siis mina olen sari küsija. Et pigem
tegelikult see transformatiivse õppimise teema sissetoomine oli hästi mõtlema panev minu jaoks ka, et ta nagu eeldab sellist suuremat mõttemallide murrangut. Sellisest kogukonna elust Eestis on kirjutanud hästi põhjaliku uurimuse Aet Tannist, kes toob tegelikult välja oma sellises monograafias, doktoritöö põhises monograafias välja selle, et kogukondades tegelikult on meil väga paljusti tekkinud selline nagu sotsiaalne kihistumine, kus kohas ühed koonduvad ja ongi sellised aktiivsed ja külaseltse toimetatakse, eks ole, ja siis on mingi osa inimesi, kes on jäänud kõrvale ja sageli need kõrvale jäänud inimesed ongi meil ju need samad inimesed, kes me tegelikult täna eelkõige räägime, need elukestvast õppest kõrvale jäänud inimesed. Ja vot see on nüüd nagu minu arvates küll selline nagu $1 000 000 küsimus, et kuidas sellises kogukonnas toimuks transformatiivne õppimine sellel tasandil, et siis need kaks kihistust omavahel võiksid kokku saada, et mida selleks nagu teha, et selliseid sotsiaalseid nagu eelarvamusi ja hoiakuid ületada. Minu enda kogemus on see, et ma olen käinud niimoodi nagu võõra inimesena kogukondades ja siis võõras inimene vaata. Aga just, et nagu omade vahel vaata, et kui nagu välja kujunenud mingisugused positsioonid, et kes on kes, et siis on see selline hästi suur väljakutse tegelikult. Vähemalt teooria ütleb seda ja mulle tundub, et praktika ka. Ja, aga kui kogukonnas sees suureneb sallivus, siis see laieneb. Ja selle nimel saab hakata teadlikult tööd tegema. Et me hakkame märkama, sest me oma külast ausalt öeldes tegime ühe ürituse, kus ma olin sunnitud käima perest peresse ja lõpptulemusena meil ei ole olnud nii rahvarohket üritust ja inimesed ütlesid, et see individuaalne lähenemine aitas ehitada sildu ka naabrite vahel, et jälle hakati rohkem suhtlema, hakati märkama. Ja aitäh, et selles mõttes on nüüd väga hea, et te tegite selle töö ära, mida ma oleks võib-olla pidanud Ivikale ette ütlema, eks ju. Aga et nüüd on meil väga ägedad 3 sellist näidet, et ühest küljest see, millest rääkis Iiris ja teisest küljest Riina sinu see mõtte kihistumise teema, ja lõpuks, et omavalitsus ja kogukonnad koos. Et ma annan nüüd sõna Ivika Nõgelile, kes on siis Vidrikese külavanem ja Otepää vallaga seotud ja kui Ivika teemat ette valmistas, siis tal oli natukene segadus, et kui me teeme omavalitsusega koostööd, et kus see õppimise koht on ja nüüd on Ivika siin ise kuulanud ja teile kohe nüüd jagab, et mis avastused ja mida teistega jagada, et kogukond ja omavalitsus juba praktiline näide, kuidas koos toimetada. Just, aitäh, Krista, ma tahtsin seda sama öelda, et ma tunnen, et eelmised ettekanded väga hästi valmistasid. Ja ole hea, pane oma mikrofoni järgi uuesti. Ja, ma oma arust tegin selle klõpsaka, aga vist ei läinud pihta. Aga samad sõnad, et eelmised ettekandjad väga hästi nagu juhatasid mind sisse, sest tõsi ongi, et kui meie mõtleme nagu enda tegevusest Otepää külade ühenduses, me ei mõtle sellele, et me tegeleme täiskasvanuharidusega, me tegeleme mingi nagu sellise elukestva õppega, et me ei mõtle sellele iga päev ja siis tekkiski küsimus, et kas see meie näide on kohane. No tundub, et on, et eriti kuulates Urmot ja Iirist, et tundub, et on. Et ma räägingi siis, nüüd võiks edasi ka minna see siit. Nii, et ma räägin siis meie koostöötegevusest, mis toimub kogukondade vahel läbi Otepää külade ühenduse, mille juhatuse liige ma olen ja kus meie fookus on hästi palju sellel ka, et mitte ainult teha omavahel koostööd, vaid tõmmata ka omavalitsus sellisesse koostegemise nagu ring ja koostegemise võib-olla hoiakusse sisse. Ja võib-olla meie eripära on ka see, et meie selline külade ühendus on tekkinud alt üles algatusena, et me ei ole selleks nagu omavalitsuselt saanud märguannet, küll aga teadsime me, et omavalitsus suhtub igati positiivselt sellesse võimalusse, et külad teevad koostööd ja kaasavad neid ja on neile heaks koostööpartneriks. Ja kui nüüd mõelda, et kuidas siis me seostume selle täiskasvanuhariduse teemaga, ma muide Urmo ettekande ajal ma piilusin Otepää valla arengukavasse ja lõin sinna sisse elukestev õppe täiskasvanuharidus, see on 0 ja 0.
Siis ma natuke käänasin ja siis elukestva õppe oli tegelikult SWOT-is ühes kohas ühe fraasina ja nõrkuste koha peal. Nii et, ja kõik ülejäänud õppimisega seotud mõisted olid siis hariduse peatükis, mis räägib formaalsest siis põhi- ja keskharidusest. Nii, aga kui meie räägime siis täiskasvanu haridusest, siis see, kuidas me nagu seda teeme, et mingil määral me tõesti ka õpime koos, et seda ei ole null, aga me väga palju ei keskendu sellele. Siis me korraldame koos, et minu meelest see koos korraldamine küladega koos, vallaga koos on ka selline õppimise protsess, väga kasulik. Ja kolmandaks me planeerime koos selle mõttega, et see, mida kogukonnad vajavad ja tahavad, et see jõuaks ka vallani ja jõuaks ka nende arendustegevusteni, et koos luua seda suurepärast omavalitsust, mille osa nagu kogukonnad on. Ja kui ma nagu natuke vaatan siis neid nii-öelda täiskasvanu õppevõimalusi, siis selle koos õppimise all on tõesti, me teeme ka klassikalisi asju, et meil on üks lahe projekt, mille nimi on Külade vägi, mis on 2-aastane liiderprojekt ja seal on palju tegevusi, mis on seotud siis küla eestvedajate võimestamisega, et siin näete ka neid punkte, aga see võib-olla ei ole nii uus ega huvitav, et see, mis ma sealt välja tooks, on ühe tegevuse, mis oli ka meie projekti selline esimene tegevus, mis ei olnud klassikaline õppimine ehk siis selline koostöö seminar valla ja külade vahel. Et miks ta nagu oli eriline, et meie fookus ei olnud siis, et istume ühes ruumis ja siis kuulame tarkusi, vaid meie fookus oli sellel, et õppida teineteist tundma, et seal oli võrdselt ametnikke, võrdselt külavanemaid, et aru saada, kes need on, kes seal vallas töötavad, et nemad aru saaks, kes on need külavanemad, mis laadi inimesed nad on, aga ka, et aru saada, mismoodi me mõtleme, mis on meil sarnast, mida me tajume erinevalt. Ja siis sildikeste pilt siin kõrval tegelikult oli üks huvitav harjutus, mis meil lasti teha, ehk panna kirja 3 sedelile, et mis on kõige olulisem koostöös. Me saime sellise väga ootamatu pildi, neid sedeleid oli väga palju, aga väga ootamatu pildi, kus tegelikult põhiline, mida oodatakse, on elementaarne teineteist austav, mõistev suhtumine, et ei klatšiks, et oleks usaldusväärne, täidaks oma lubadusi ja nii edasi ja oleks üksteise vastu lahke. Tegelikult see on kõige elementaarsem ja selle koha pealt ei erinenud ei külad ega ametnikud, et kõik tahavad sellist selget inimlikku head suhtlemist ja läbisaamist. Aga me uurisime siis ka seda, et mis koostöös on väga hästi ja neid asju leidsime ka ja mis siis on võib-olla arendamist vajavad. Ja meile endale isegi tundus, et see seminar ei läinud ideaalselt, et üks korraldajatest arvas, et oli läbikukkumine ja teine arvas, et oli superluks, et tegelikult tõde oli kuskil vahepeal, et õppimiseks muutub mõlema jaoks siis, kui me selliseid kohtumisi ja arutelusid ilmselt kordame, nii et see on meil ka plaanis, et see side nagu tekiks tugevam. Siis teine pool meie koostöö või sellise õppimise tegevusest on koos asjade korraldamine ja siin on ära märgitud paar asja, mida me koos teeme jällegi ainult ühel näitel, nagu, et seda illustreerida peatuksin, et see on siis see, mida me teeme nime all Külatänav talveturul ehk Külatänava kontseptsioon. Ja see tuli sellest, et kui me koostööd küladega hakkame tegema, siis me saame aru, et me ei saa ainult nagu arutada koos ja mõelda koos ja olla sellises rääkivas formaadis, et tegelikult selline lähenemine toimub siis, kui me teeme midagi praktilist koos. Ja samal ajal me teadsime, et omavalitsus väga ootab meid traditsioonilisele talvepealinna turule, et me oleksime küladega väljas, näitaksime ennast. Ja siis me tegimegi selle ära, et me oleme juba 2 aastal seda teinud, et tegime sellise laada või turuformaadi, kus külad on reas üksteise kõrval ja sellest moodustub justkui selline külatänav, suur plagu annab ka sellest märku ja kui igal külal on võib-olla oma eripära, omad logod, omad tegevused, siis meid ühendab ka selline ühine kujundus bussipeatuste nagu formaadis ja siin pildil on eriti vahva see, et see, kus me teeme pilti, on endine Otepää bussi, kuidas see oli siis, bussijaam või
see koht, kust vanasti bussid läksid, nii et see väga lõbus selle koha pealt. Aga mida see nagu meile annab, mida me selle reaalselt teeme, on muidugi, me räägime, mis selles külas tehakse ja pakume ka kohapealseid tooteid. Aga just, mis on see õppimise moment, on see, et kuidas neid asju teha koos, nii et oleks lõbus, nii et see jätaks meile rahulolutunde, aga ka kuidas müüa nii enda nagu võimalusi, kui ka müüa enda tooteid ja tundus, et see on läinud hästi, nii et nüüd oodatakse me juba igal laadal ja turul, aga me igale poole ikka ei jaksa minna, võib öelda. Ja siis kolmas selline koos õppimise viis, mis on ka väga oluline, on koos planeerimine ja selle mõte ongi siis see, et külad ja kogukonnad saaksid nagu paremini osaleda valla arengus, et neil oleks selline kaasarääkimise võimekus ja see tegelikult ikkagi eeldab seda, et me oskame seda teha. Ja mul on jällegi siin 2 näidet nagu välja pandud, aga ühest ma siis räägin lähemalt selle Otepää valla üldplaneeringu kaasamiskoosolekutest, mis oli see juhtum, kus vald tegelikult tuli külade ühenduselt abi paluma. Et üldplaneering on nii hirmutav ja nii arusaamatu asi tavaliste elanike jaoks, et reeglina, kui sellised kaasamiskoosolekud on varem tehtud, siis need päädivad sellega, et suures saalis on 5 uudishimulikku inimest, mõni häälekam ja nii edasi ja tegelikult sellist diskussiooni seal ei teki. Nii et millega me aitasime, oli siis see, et aitasime vallal jaotada valla kogukonnad ja külad sellisteks kantideks, et selliseks parajateks portsudeks, piirkondadeks, kus siis ja me tegime seda sel aastal, ehk siis koroona aastal, kus sai seda teha ainult läbi Zoomi ja tegimegi eraldi koosolekut nende piirkonniti, kus me vaatasime selle külade piirkonna planeeringut ja kutsusime, meie poolt oli üsna palju utsitamist, üsna palju turundust sellele asjale, aga me kutsusime üles tulema välja kõigi teematega, mis külas on oluline, sest üks lihtne inimene ei hooma, mis on üldplaneeringu teema, mis ei ole üldplaneeringu teema. Nii et tal peab olema võimalus rääkida ära kõik need küla puudutavad sellised võtmekohad. Ja seega juhtus selles mõttes, et omavalitsus oli väga tänulik selle protsessi eest ja muidugi õppimist võimaldas siis see, et nii omavalitsusjuht kui ka planeerijad kui ka arendusnõunik oli kõikidel koosolekutel kohal. Nad kuulsid kõiki tõstatatud probleeme ja tunnistasid, et sealt sai väga palju sellist infot, mida tavapäraselt ei saa. Nii et kui ma Urmat kuulasin, oli jutt sellest, et õppiv organisatsioon, omavalitsus kui õppiv organisatsioon, siis mulle tundub, et selles olukorras me suutsime luua sellise olukorra, kus omavalitsus oli õppiv organisatsioon ja elanikud olid ka õppivad nii-öelda õppimises osalejad, sest nemad said teada seda, mida siis, mis on tähtis, mis üldplaneering üldse tähendab. Ja väga paljud kuulasid ka teiste külade Zoome, sellepärast nii põnev oli, et olukorrast, kus on teema, mis ei kõneta justkui kedagi, kujunes midagi, mis minu meelest oli nagu selgelt selline õppimise protsess. Ja ma tean, et mu aeg on läbi, mul käib siin ilusti stopper, aga siis täna me oleme siis alustanud ka seda, et on Otepää kogukondliku koostöö arengukava koostamine, mis tuleb siis külade ühenduse poolt ja mille väljund oleks siis üheks väljundiks oleks ka see, et saada omavalitsuse arengukavasse sisend, mis tuleb külade poolt ja külade vajadustest lähtuvalt ja seda tõesti meilt oodatakse, me ei pea kuidagi minema nagu võitlema sellest, et olla nagu valla arengukavas sees ja pildil, et selles suhtes, kui mõlemad osapooled on nagu avatud koos õppimisele, siis on lootust ja asjad läheb paremaks. Ja lõpulause on see, et seda ütles nüüd nii Helerin kui ka Iiris, et õppimine on kohanemine keskkonnaga või õppimine on kohanemine muutustega, et siis võib-olla võibki öelda, et kui me õpime kohanema keskkonnaga, siis me jõuame sellesse punkti, kus me ise ka julgeme muuta seda keskkonda paremaks, sest me teame, et me oleme kohanemisvõimelised, nii et see oleks kokkuvõte sellest. Aitäh!
Ja nüüd sinul ei ole mikrofon sees. Ja, et sa lõpeta jagamine nüüd. Ja lõpetan jagamist. Aga aitäh, Ivika, sulle selle eest ja mulle tekkis nagu üks huvitav seos, et te võite seda ja see võib jäädagi selliseks tuleviku diskussiooniks, et kas ei ole nüüd nagu võib-olla see üks nagu selline võti, kuidas läheneda ka nendele madala haridustasemega inimestele, et küsimus ei ole selles, et neid suunata õppima, omandama uusi oskusi eelkõige, vaid küsimus on selles, nagu siin on kahest kõnest välja tulnud, et kuidas toetada nende kohanemist nende uute oludega. Ja kui see kohanemise toetus on läbi sellise õppiva, kaasava omavalitsuse nagu jõuab inimeseni, et ta on toetatud, siis sellisel juhul ta tegelikult juba leiab kas ise need võimalused, eks ju, või ongi teda nagu palju parem nagu sinna suunata, et see kohanemise toetamine on nagu, see tekkis mul praegu nagu sellest teie 3 variandist. Ja Riina ütles ka seda tegelikult kirjutas, et paljude jaoks on see õppimise sõna ise nagu hirmutav, et kui sa ei tea, et sa õpid, siis õpid rohkem. Jah, just. Et kui teil on küsimusi veel, et pange siia nagu chati nagu kirja, et me saame tulla nende juurde tagasi, et aitäh, Ivika, praegu ja ma annaks hea meelega nüüd sõna järgmisele näitele ja meil on Inge siin, kes siis räägib ühest toredast näitest, kuidas raamatukogu, eks ju, kes on nagu meie jaoks alati teada selline õppimise keskpunkt, et üks tore Uhtna näide ja ma võin uhkusega öelda, et Uhtna on ka üks selle aasta aastakülade kandidaatidest, nii et hea võimalus meil tutvuda ka Uhtnaga. Et Inge, sinu lava. Inge, pane mikrofon sisse. Vabandust. Nii, nüüd on mikrofon sees, eks ole. Et olen siis Inge Pikkoja ja Uhtna raamatukogust Lääne-Virumaalt ja minu ülesanne siis on rääkida raamatukogu potentsiaalist õppimisvõimaluse pakkujana. Ja ma väga loodan, et raamatukogu töötajad noogutavad arvuti juures kaasa, et nendel on täpselt samamoodi nagu meil siin Uhtnas. Ja me kõik teame, et maal elab väga palju erinevaid inimesi. On korteri, on majaomanikke, on noori, on vanu. On sportlaseid ja on tugitoolisportlaseid ja on õpihimulisi ja mitte nii õpihimulisi. Ja meil Uhtnas saab veel öelda ka nii, et meil on viisipidajad ja on mandoliinimängijad. Et Uhtnas ei tegele täiskasvanute haridusega päris kindlasti mitte üksi raamatukogu, vaid meil tehakse koostööd. Et kool ja lasteaed muretsevad siis selle eest, et lapsevanemad saaksid koolitatud. Ja MTÜ Uus Uhtna on selline organisatsioon, kes siis pakub väga palju erinevaid variante koolitusteks, küll tervislikust toitumisest, küll kuidas õigesti keppidega kõndida, discgolfi mängida või kuidas treenida õigesti välis- või sisejõusaalis. Et teemasid on väga palju. Ja raamatukogu saab siin teisi toetada siis sellega, et teeb siis teemakohalisi väljapanekuid või raamatunäituseid. Ja on kujunenud siis Uhtnas nii, et raamatukogu tegeleb lisaks lastele eakamate õppijatega. Ja selleks on suurepärane koostööpartner Uhtna Naisseltsing, kelle kõikidel kokkusaamistel õpitakse midagi uut. Ja nende tegevust ja nende õppimist toetab siis läbi raamatukogu eelarve kohalik omavalitsus. Ja ka nemad õpivad tõepoolest seinast seina igasuguseid asju, küll tuleohutust, küll viltimist, küll küünalde kaunistamist, mõnikord mõne kirjaniku elulugu, uusi laule, õmblemist, kohtutakse huvitavate ja päevakajaliste inimestega, käiakse ekskursioonidel oma kodukohas ja kaugemal. Ja siis neid saadud teadmisi siis kinnistatakse mõnikord mälumängus ja mõnikord kuldvillakus. Ja Naisselts koosneb siis tõepoolest sellistest toredatest prouadest, kes on alati nõus kõiki asju kaasa lööma ja uusi asju õppima. Lisaks neile saavad raamatukogust siis õpituge need, kes on individuaalselt asunud edasi õppima. Ja
kui raamatukogu töötaja saaks iga kord tunnistuse koos õppijaga, siis oleks minu seina peal küll autoremondi lukksepa, elektriku, õpetaja, sotsiaaltöötaja, koka ja paljude teiste erialade diplomid. Ja eelkõige saadakse siis raamatukogust tuge õpimaterjalide leidmisel, mõnikord siis tuleb neid tellida kuskilt mujalt raamatukogudest, aga tegelikult vajavad kõige rohkem õppijad lihtsalt sellist tuge, kui läheb raskeks. Ja raamatukogus saab siis lisaks õpimaterjalide otsimisele ka tuge arvutioskustel või siis kui vaja, siis ka paikse õppimiskoha näol. Ja raamatukogus siis püütakse märgata neid, kellel on vähe madalam haridustase või kellel on mõned erivajadused ja toetatakse ka neid, kui nemad mõne õpiampsu endale ette võtavad. Ja kõiki oma õppijaid tunnustatakse ja nii mõnigi on esitatud aasta õppija tiitlit püüdma täiskasvanud õppija nädala raames. Ja mulle tundub küll, et kõik meie kandi õppijad julgevad raamatukogusse pöörduda mis tahes murega. Ja nagu ütles just paar nädalat tagasi üks õppima asuna, Inge, kas tead, me läksime kooli. Omaette õppijad on siis need digitarkuste omandajad ja raamatukogus õppijate hulgas on neid, kes alustavad päris algusest, aga on ka need, kelle algteadmised olemas ja tulevad, tahavad juurde õppida. Ja koostöös hooldekoduga on võimalik siis ka nende klientidel raamatukogu kaudu digitarkusi püüda. Ja raamatukogus saab siis tutvust teha erinevate nutiseadmetega ja eelmisel kevadel, koroonakevadel läks siis väga hinda tahvelarvuti kasutamise oskus ja raamatukogus valmis siis kohe ka tahvelarvuti kasutamise juhend algajatele, kus kirjas, et vajuta siia pildile ja siis vajuta sinna pildile. Ja minu lemmiknäide sellest, kuidas raamatukogu usaldatakse nutiteadmistes, on lugu siis 90-aastasest vanahärrast, kes läks poodi, ostis endale sülearvuti ja tuli sellega otse raamatukogusse, pani selle lauale ja ütles, mis sellega nüüd siis teha saab. Ja Uhtna eripäraks on kindlasti meie kultuuripärand ja pärandkultuur, mille kogumise, säilitamise ja tutvustamisega siis raamatukogu tegeleb. Ja lisaks erinevate näituste koostamisele ja loengute pidamisele on siis igal uhtnakal võimalik oma kodukandi ajalugu õppida oma kodus Uhtna topoteegi vahendusel. Ja minu arvates on küll raamatukogu üks väga hea partner nii kohalikule kogukonnale kui kohalikule omavalitsusele, sest raamatukogu saab enamasti pakkuda ruume või siis vahendada koolitusi, mis piirkonna elanikele huvi pakuvad. Ja enamik raamatukogu töötajatest on digipädevad sariõppijad, kes teavad, kuidas koolitusi korraldada ja kes teavad, kuidas projekti kirjutada ja kust raha küsida. Nii et mina soovitan küll kõigil külaseltsidel pöörduda oma lähemasse raamatukogusse või siis laenutuspunkti või harukogusse, mis teil seal lähemal on. Et seal, kus on raamatukogu töötaja, siis mina arvan küll, et sealt saab alati abi. Sest kõige tähtsam on ju ikkagi see, et piirkonnas, kus te elate, on inimesi, kes kaasa löövad. Aitäh! Ja suur aitäh, Inge, sellise väikese näite eest, et tõepoolest, et raamatukogud, mis on ju tänaseni nendes olemas pea ikka igas piirkonnas, kuigi vahel on ka kuulda, et reorganiseeritakse ja võib-olla mõeldakse ja mõtiskletakse, et kuidas teha, siis järjest rohkem ka meie külaliikumise pool oleme nagu näinud seda, et just need kogukondlikud kooskäimiskohad ja raamatukogud tuleviku perspektiivis võiksid veelgi tihedamalt omavahel nagu suhelda, nii et see on tõesti õige üleskutse, Inge, et kogukonnad pöörduge julgesti oma raamatukogude poole, et kes ju piirkonnas selleks nagu olemas on. Nii, ma siin vahepeal näen, et kas te plaksutate või soovite sõna, kuid tõenäoliselt sõnasoovijaid vist päris täpselt ei ole. Enne kui ma Kristale sõna annan, on siin chatis üks Kertu vihje, et kuna me hakkame ka sinna varsti nagu lõpupoole jõudma, et siis meelest ära ei lähe, on see, et täna hommikul ja või eile õhtul saatis ka siis Andras
teile sellise allkirjade lehe, et olge head, et ärge seda ära unustage tagasi saata, eks ju, allkirjastatuna, sest et meie sellist webinari ikkagi viiakse ellu Eesti Sotsiaalfondi toetusel, eks ju, ja siin me ei hakka otseselt teist ju pilte tegema, vaid ikkagi allkiri tõestab seda, et te ka webinaril olnud olete, et siis me saame neid toredaid asju ka jätkuvalt teha, kui need väiksed allkirjad nagu teie poolt nagu tulevad. Aga nüüd annan ma siis edasi sõna Krista Pedakule, kes on siis ka üks meie selle aasta külakonkursi kandidaatküladest, nii nagu oli Juhtne, on siis Krista Pedak Ida-Virumaa. Vabandust, haldusreform on minuga teinud selle asja, et mul kuidagi ei jää meelde, et Avinurme on nüüd Jõgevamaa. Aga Jõgevamaalt siis ja nüüd on minu ülesanne siis jagada teile ka esitlust, nii et Krista saab hakata juba vaikselt ehk rääkima ja mina siis jagan õiget esitlust praegu, mis näete te valet esitlust, mul on tunne või näete midagi. Krista, sinu sõna. Jaa, et Krista Pedak jah, tõepoolest ja endine Ida-Virumaakas, mille ka ei suuda veel väga paljud harjuda, et ma nüüd olen Jõgevamaa ja Mustavallas, aga Avinurme kant siit metsade vahelt, siis tere teile kõigile. Kui sa nüüd vajutaksid ka sinna veel esitlusele. Näete, te ei näe või? Ei. Ei näe või? Väga huvitav, mina näen, kuidas teie ei näe. Aga siis Avinurme külavanemate koda on toimetanud juba tegelikult nüüd on 22 aastat algselt küll külaseltsinguna, aga siis hiljem 2008. aastast juba külavanemate kojana kui mittetulundusühendusena. Me oleme selle pika ajaloo jooksul teinud juba väga paljud selliseid algatusi, ettevõtmisi, läbi viinud üritusi, mis praegu, kui kuulan Eestimaal käies, siis alles väga paljud avastavad suure õhinaga selle, mis on meil juba tegelikult selja taga ja tehtud. Aga see ei tähenda seda, et meie tegemiste õhin oleks nagu vaibunud. Meil on 17 liiget seltsis, mis ühendab 10 küla, tegelikult on selles Avinurme piirkonnas 16 küla ja 1 alevik. Siis ma mõtlesin, kui seda väikest esitlust ette valmistasin, mõtlesin selle peale, et tegelikult õppimine peaks andma meile teadmisi juurde. Hea, kui need oleksid kasulikud toimetuleku mõttes näiteks või ka siis karjääri mõttest või ka parema hariduse mõttes. Me iga päev õpime passiivselt. Kui see teema meid sügavalt puudutab, siis see teema käsitlus või see tulemus, et selle teema arutamisest jäävad meile ka meelde. Võtame näiteks praegu selle COVID, koroona. Me oleme kõik teadlikud, mis tema on, kuidas tema välja näeb. Me oleme õppinud teda. Ja ka kõik need haridus- ja kultuurisaated, mis on televisioonis, on täpselt samasugune passiivne õppimine. Kui see meid puudutab, kui see meile huvi pakub, siis ta jääb meelde ja võib-olla me saame kunagi seda kasutada. Niisiis, kuidas kutsuda kogukonda õppima? Parem ära nimeta sõna õppima. Sellepärast, et õppimine on tegelikult üks selline asi, mis kooliajast võib-olla ei ole väga heade mälestustega. Küll on need kahed meeles, küll on need nurgas seismised meeles, küll on ema kuri kärkimine seal meeles. Pigem räägime hoopis sellest, et me tuleme kokku, võib-olla me saame siis uusi teadmisi, eriti kogukonna puhul. Tegelikult mõtlesin ka sellele, et mis paneb siis kogukonna koos õppimist avastama. Kas meelitab kuulus ja kõrgelt haritud koolitaja? Jaa, kindlasti. Aga siis, kui jälle tulen tagasi selle juurde, et kui see teema mind puudutab,
see on mulle kasulik, siis jumala pärast kuulus ja kõrgelt haritud koolitaja on võib-olla tõesti see õige inimene, kes motiveeriks kogukonda tulema koolitusele, õppima. Kas ühiskonna üldine hoiak, et õppimine on moes? Ma arvan, et kindlasti. Kas naabrite eeskuju? Kindlasti. See on see roheline kadedus, mis ütleb, aga meie teeme ka ja palju paremini. Aga võib-olla hoopis kohustuslik osa projektist näiteks rahastaja tingimustel. Kui ta ütleb, et üks variant on see, kui te saate raha, kui te arendate oma kogukonna liikmeid, kui te Kuriväim seda muidu arendab, kui ikkagi jälle hakka õppima või korralda seminare, mis on ka õppimine ja nii edasi. Nii et need kõik on iseenesest, kõik see on ju see, mis peaks panema kogukonna koosõppimist avastama. Aga mis paneb seda kogukonna koosõppimist nautima? Sest õppimine peaks olema nautimine. Mitte ainult see, et ma saan nüüd tähtsad teadmised kirja pähe, võib-olla paberile ka, mille ma siis ära unustan. Aga võib-olla on see nautimise koht ka koos veedetud ja kasulik aeg. Kui palju me siis ikka kogukondades kokku saame? Võib-olla 3-4 korda aasta jooksul mingitel sündmustel. Võib-olla on hoopis see nautimise koht ebastandardsed teadmised, mitte füüsika, mitte keemia, võib-olla isegi mitte käsitöö, aga hoopis midagi muud, mis on pärit sinu ümbrusest, sinu kodust, sinu loodusest, sinu ümber näiteks. Aga nautida saab koosõppimist ka nii, kui sellele õppetundidele, niinimetatud õppetundidele on lisatud ka ühistegevus. Näiteks laulame veel koos, tantsime koos, teeme midagi oma kogukonnas korda pärast seda, kui me oleme 2 tundi tõsist tööd teinud ja kuulanud, arutanud, mõelnud teadmiste peale. Aga need uudsed ja osalejaid üllatavad meetodid on kindlasti ka see, mis tõmbaks kaasa kogukonda ja neid inimesi seal, kes tahaksid koos õppida. Kindlasti on kasulik ka võistlus teadmiste põhjal. Tee viktoriin, jaga seda. Pane auhinnad välja, kindlasti jäävad need viktoriini küsimused ka meelde või pane võistlema mingitel praktilistel tegevustel. Kuidas siis meie kandi rahvas suveõhtutel teadmisi omandas? Kohaliku omaalgatuse programm toetas Avinurme külavanemate koja projekti Avinurme kandi külade suveõhtu jutud. Need toimusid 9 külas, kus igas oli umbes 1,5 kuni 2 tundi teadmiste jagamist. Kohal oli 6 külalistarka, ühesõnaga need inimesed, kes olid väljaspool meie kogukonda, kuigi 3 kogukonnas tegid inimesed ise teadmiste jagamise. Sellele lisandus nendes 9 külast 3 ka veel tehti kogukonna kokkutulek, külapäev. Aga kus siis neid teadmisi omandati? Ühes külas oli muusikapäev. See tähendas seda, et selle külas on olnud ajalooliselt palju lõõtsamängijaid. Õppisid need inimesed, kes sinna olid tulnud, neid oli üle 90 inimese, kuulasid, kuidas on ehitatud, said ise proovida seda lõõtspillimängu ja loomulikult kuulasid ka kontserti. 3 loodusõhtut. Ühel loodusõhtul õpiti tundma söödavaid umbrohtusid ja ka taimi, metsataimi ja lilli. Ja prooviti nendest tehtud tooteid või saadusi, siirupid, küpsetisi. Ja lõpuks oli ka loomulikult viktoriin. Ühes külast tehti loodusõhtu selline, et sellest külast voolab läbi jõgi, Avijõgi, ja siis uuriti, missugune on selle
selle jõe elustik, mis kalad seal on, kust tema algab, kui pikk tema on, mis vesi seal on, mis vesikonda ta kuulub, ühesõnaga, ja kõik need sood veel, mis selle ümber on, kõik see taimestik soos oli siis ühel loodusõhtul. Ühel loodusõhtul uuriti metsloomade käitumist. Kui sulle ikka külasse jalutab sisse karu ja sa oled parajasti õues, mida siis teha? Kuidas siis seda karu ära ehmatada või ronida puu otsa? Noh, karu tuleb ju järgi. Et kõik sellised toredad metsloomade käitumist tutvustavad jutud ja lood olid selles külas hästi vastu võetud. Siis oli 2 haridusõhtut. Ühes külas tutvustas külaseltsi liige selles piirkonnas asutatud Mõisa valla koolide lugu. Neid oli seal hästi palju ja neid tekkis juurde pidevalt ja uurimuses oli ka näha hästi seda, et millised intriigid tegelikult olid nende Mõisa valla koolide ümber, kuidas neid ehitati, kuidas neid peeti, millised olid õpetajad ja nii edasi. Kõik see oli äärmiselt huvitav. Kohaliku toiduõhtu uurisime, kuidas on kujunenud külatoit või kohalik toit, millest see algas, millistest toiduainetest ja kuhu me oleme siis tänaseks välja jõudnud. Ja sellele osalejaid tõid kodust kaasa igaüks ühe peoroa, mida nemad oma lapsepõlvest mäletasid. Praegu on meie kauplustes vabalt saadaval, on see siis lihapallid või täidetud munad või mis iganes. Aga need olid kõik need, mida nemad mäletasid oma lapsepõlvest kohaliku toiduna. Ja kultuuri- ja spordiõhtud, kas ma lõpetan juba? 1 minut on sul aega lõpetamiseks. Ja tänan, aitäh. Kohe lõpetan. Ei see päris nii ka nüüd on mõeldud. Kultuuri- ja spordiõhtu jällegi uurisime, missugused on siis olnud need juured, mis on meil Eestis, mis on meil Avinurme kandis andnud inimestele kooskäimise võlu. Kõik need Igaküla võrkpalliväljakud, need koorid ja nii edasi. Et kõik see on olnud see koht, kus on õpitud, kus on teadmisi omandatud. Ja ma arvan, et kõik see, mida siis nendes külades, selle 9 külas tehti, on heaks aluseks sellele, et jätkata samas stiilis ja valida inimesi endid puudutavad teemad, mida uurid. Aitäh kuulamast. See viimane pilt jätta sinna. See söömise pilt. Söömise pilt just. Kuulamast. Aga aitäh, Krista, selle jagamise eest siis Avinurme kandist ja nagu te nägite ja kuulsite, siis neid praktilisi näiteid, mida kogukonnad juba ise teevad ja kuid nimetamata seda teadlikult õppimiseks, et alateadlik tegevus õppimisena on igasse tegevusse planeeritud ja sisse kodeeritud, kuid tõenäoliselt on siit Andrasega meile ka väljakutse, et kuidas sellele tegevusele see teadliku õppimise mõtteviis ja hoiak juurde anda, et see ongi üks selline tuleviku väljakutse ja see ehk siis ka toetab sellist, mida Urmo rääkis, et kuidas nad siis sellise eeskujuliku omavalitsusena seda kõike rakendada saaksid, sest kogukondades see ressurss, mille baasil toimetada, on täna täiesti olemas. Ja nüüd seda nagu teadlikult kasutusele võtta on ainult üks meie nagu järgmisi samme, eks ju, mida koos nagu teha ja toimetada. Nii, siin on küsimus Riinalt, Krista, sulle siia veel, et kas keegi on teil jäänud kõrvale ka nendest külade õpingutest, et nii-öelda teadlikult kõrvale jäänud või kogemata, et niimoodi lühike vastus. Kas mõtlete külasid, kes on eemale jäänud või inimesi, kes on eemale jäänud? Inimesi. Inimesi teadlikult.
Ei, ma arvan, et ei ole. Kõik on ennast sobitanud, sellepärast, et need sündmused olid kõik avatud ja need inimesed liikusid kõiki neid sündmusi pidi. Aga need 383, kes seal mul sellel slaidil kirjas olid, need on need ühekordsed inimesed, kes osa võtsid. Nii et sisuliselt oli ikka päris suur osavõtt. Ja tagasiside oli ka tegelikult väga hea. Ma isegi kirjutasin vist ühe lause üles. Aga ikkagi see sama, et kui see teema mind puudutas, siis ma osalesin. Mida võib ka võib-olla vägivaldselt öelda, aga ikkagi on see kohanemine, eks, et ka see, et mind huvitavad asjad, mis võimaldavad mul kohaneda olukordadega, mis mul elus ette tulevad ja mis võimaldavad mind edasi minna siis isiklikus arengus või siis tööalases arengus. Just. Nii, aga aitäh ja nüüd edasi tuleme me päeva või siis oma kohtumise alguse juurde tagasi ja nüüd te olete kuulanud erinevaid toredaid näiteid ja nüüd on Kertul üks üleskutse teile kõigile, kes te siin nagu olete. Nii et Kertu, lava on nüüd jälle sinu. Aitäh, suur tänu kõigile, kes te vist ei näe midagi. Mulle tundub, et mul on mustaks läks. Ta läks täitsa mustaks, jah. Mul oli täitsa endal kena sinine pilt ees, aga proovin korraks uuesti. oli näitsa näha. Oli näha korraks. No proovin uuesti. Nii, aga suured tänud kogemuste jagamise eest, et nii huvitavad lood. Ja kutsun siinjuures üles teid märkama ja esitama täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile neid toredaid õpitegusid. Neid, millest te siis tegelikult just praegu rääkisite. Et nii tore oleks teid nii-öelda tunnustada, kas siis maakonna tasandil või siis lausa üleriigiliselt, et meie tunnustamise konkurss läheb lahti 26. aprillil ja kestab mai lõpuni. Ja meile saab esitada siis aasta koolitaja kandidaate, aasta õppija kandidaate, aasta õppija sõbraliku tööandja kandidaate ja siis aasta õpitegu. Et need, millest siin enne juttu oli, need tegelikult võiksid sobituda peaaegu kõik, ma arvan, sinna aasta õpiteo kategooriasse. Aga ma usun, et teil on kogemusi ka aasta õppijate kandidaatidega ja aasta koolitajatega, et ehk on kedagi ka sinna teile esitada. Ja ma korraks nüüd lõpetan nii-öelda share'imise ära ja ma jagan teile eelmise aasta ühte vahvat lugu. Et äkki see paneb veel mõtte liikuma, et mis teil kogukonnas veel nii-öelda toimub ja ehk oleks teil mõnda nii-öelda siis kolleegi või mõnda toredat MTÜ-d meile esitada. Ma nüüd proovin jälle ei õnnestunud vist tõesti, proovin uuesti, on olemas. Nii, no kas on näha ja ka kuulda? Noh, see mõte tuli ikkagi iielt, kellel juba aastaid ja aastaid mõlkus selline asi peas. No räägi nüüd kõik ilusti ära. Siseturvalisuse mäng käib niimoodi, et külad panevad oma võistkonnad kokku. Korraldajad otsivad punktitegijad. Politsei ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Häirekeskus, Punane Rist, FOM-i-rühm. Päästjad, raudteeohutus, naabrivalve, jahimehed. Nemad aitavad kõik punkte teha, vabatahtlikud päästjad veel ja siis sellel päeval saame kokku ja hakkame mängima. See mäng õpetab inimesi kriisiolukordades hakkama saama. Mida kaugemal tõmbekeskusest inimene elab, seda tegelikult tublim ja iseendaga hakkama saab ta peab ju olema. Meil saab ju seal nalja ja naeru ja seda me võtame kõik nagu mänguliselt. Aga ega siis ju mänguliselt me kõige paremini õpime ka. Teeme praktiliselt läbi ja nalja ja naeruga. Vot selline vahva tore lugu inspiratsiooniks, et mida võiksite nii-öelda siis meile esitada, kui konkurss lahti läheb. Et praegu saate mõtteid koguda
ja 26. alustage nii-öelda siis kandidaatide ankeetide täitmist ja kirja panemist. Aga minu poolt suured tänud teile, et te nii kaua olete siin vastu pidanud ja Kristale annan sõna tagasi. Ja meil on jäänud täpselt 10 minutit. Me oleme suutnud kenasti nagu ajas olla ja see on ka meie nagu selline esimene webinar, kus me oleme nii lühikese aega proovinud nii palju asju kokku panna, nii et suur tänu kuulamast. Ja ma võtan selle tänase webinari kokku ehk selliste nagu mõtetega, mis siit päeva jooksul tuli, eks ju, et see täiskasvanute õppimine Helerini mõttest, et on nagu selline õppimise elukaar ja see Urmo märksõnadest, mis on väljakutsed omavalitsusele ja eriti just see koht, et võtta vastutus, luua tegevused, mis aitavad ühiselt teemaga tegeleda ja olla eeskujuks omavalitsusena. Kui see keskkond on loodud omavalitsused ja kogukondade koostöös, siis see tegevuslust, on need raamatukogud, on need külaseltsid, on need muud sellised aktiivsed nendes rühmad, neil jätkub seda tegevuslusti väga pikaks ajaks. Ja meie, kes me siin oleme Külaliikumine ja Andras, tõenäoliselt sellest tänasest saame mõtteid veel edaspidiseks. Ja kui teil on ettepanekuid, millistel webinari teemadel me võiksime seda teemat jätkata, siis kindlasti kirjutage ja meie oleme igati valmis selle teemaga tegelema, et see ei jääks nüüd nagu Urmo sellest toredast ettekandest tuli, et need ei jääks deklaratiivseteks väljaütlemisteks, et tehtagu, oldagu ja keegi peaks tegema. Meil on see vastutus olemas organisatsioonida, et me soovime seda teha ja seda teha teiega koos. Aitäh kuulamise eest ja järgmiste webinarideni. Aitäh. Head aega. Head aega. Tegemist. Head aega. Head aega. Head aega. Head aega. Nägemist. Nägemist. Aitäh. Head aega.